või ümber müüri keerutada väravasse. Ka võõrsil Andorra mängus oli üks analoogne olukord, kus Lindpere päris ohtlikult sai löögile ja Kristal jookseb palli eest ära, aga Lindpere kõmmutab müüri. Ja nüüd on Allasel võimalus. 40 ja pall on väravas! Teet Allas on viinud Eesti meeskonna juhtima 1-0 ja suurepärane olukord, milleks Koldo Andorra väravas valmis ei olnud, kui seal meeste vahelt kauglöögiga sundis Allas vastaste väravahi eksima ning Eesti meeskond on läinud juhtima ning Teet Allas on löönud oma teise värava siis Eesti koondises. Meenutame eelmise suve võidumängu Moldova vastu, kui ka Allas kauglöögiga siis Eestile 1-0 võidu tookord kindlustas. Ja täna on siis Eesti koondises mitu mängijat. Vaatame seda rünnakut. Haavistu ja tõstab palli üle väravahi, kuid ja nüüd pall oli sees, pall oli üle väravajoone. 2-0 Eesti meeskond on juba esimesel poolajal juhtima läinud. Ja see oli Kristjan Viikmäe kahur, mis kõmatas. Veel kord siin näeme, kus Viikmäe võtab hoogu, sihib ja võimas löök väravapostist puhtalt väravasse. Ei ole mingit kahtlustki. Eesti juhib 2-0. Ja nüüd võib öelda, et Eesti on juba üsna lähedal oma ülesande täitmisele. Kristjan Viikmäe järjekordne värav Eesti koondises ja märguanne Norramaale Ketil Rektalile.